Tere, mina olen Hedi. Ja mina olen Kirke. Ja see on Reali TV järjekordne saade. Vaatame siis, mis meil selle saates ees ootab. Lühifilmi Suve armastus esilinastus Blackboxis. Tegime seda või mängisime seal justkui nagu teatrilaval, et ikkagi kogu aeg stseen käib ja kuni on see väljajooksmine sealt toast, siis alles lõpetasime ja võtsime tagasi, vahetasime nurka. Heategevusprojekti Ole hea intervjuu. See on siis heategevusüritus Rakveres, me korraldame seda ainult Rakveres ja see põhineb Tallinnas oleval Serve the City'le. Vanemagrupi Karla etenduse peaproov, aulas ning intervjuud. Kuidas siis nüüd perenaine sealt rukkist kätte saab laps üles? Hedi, kas sa tead, mis toimus eelmisel reedel meie koolis? Midagi täiesti fenomenaalset, midagi, mida varem ei ole Reali TV ekraanil juhtunud. Mul pole õrna aimugi. 2 Saaremäed korraga ekraanil. Ah jaa, midagi meenub. Eelmisel reedel oli meie kooli Blackboxis filmi Suve armastus esilinastus, mis põhineb siis Friedebert Tuglase novelli ainetel. Me vaatame täna ühte lühifilmi Friedebert Tuglase novelli ainetel. Ja me vaatame selle 23 minutit ja praegu pikka juttu ma ette ei räägi, sest et meilt ootab pärast filmi vaatamist ka filmi osatäitjate ja režissööriga väike keskustelu, väike arutelu. Et miks just Tuglas, mitte näiteks Tammsaare? Mulle meeldib Tuglas rohkem, aga siin pikka seletust ei ole. Üks kohvi idee, aga siin palju nagu variante ei ole, et kindlasti mulle nagu meeldib ka mingis määral Tammsaare, aga Tammsaare ei ole mulle nii-öelda lugetes sellist mõttelist väljakutset esitada, aga Tuglas igatahes lugetes esitab mulle sellise väljakutse, et nüüd võiks teha. Aga kui raske on teha üldse Eestis lühifilmi? Sest see film oli ju 25 minutit pikk õigesti. Mina ütlen, et väga lihtne on, sest et piisab sellest, et sul on hea lugu. Kui sul on hea lugu olemas, siis edasi on kõik väga lihtne. Et kui sul lugu lonkab, siis sa tõenäoliselt ei saa ka omale nagu seltsilisi ja kui sa jääd raha külge nagu kinni, et oi, mul ei ole raha, et seda teha või mul ei ole kaamerat, et see on ka nagu nõme, et alati leiab selle lahenduse, et siin samamoodi, et ei jäänud meil see raha või inimeste taha kinni, et kõik olid nõus nagu tulemast, et lugu oli piisavalt nagu põnev. Kummas on lihtsam mängida, kas laval etenduses või filmis? Lihtsam. Minule meeldib teatris mängida. Või selles mõttes, et see film, me tegime selle filmi ka hästi nagu teatrilikult või just selles mõttes, et me mängisime need stseenid pikalt läbi, et ei olnud väga sellist hüppamist edasi-tagasi, vaid sai nagu kasvada tegelasena seal loo sees. Aga praegu, olles teatrikooli 3. kursusel, tunnen mina tihtipeale puudust sellest vahetust kontaktist nagu publikuga või ma tunnen, et seda on väga vaja. Ja see on see, mida nagu filmi puhul ei ole. Aga filmi puhul on muidugi kogu see meeskond seal taga ja partner, kes on selle võrra nagu veel lähemal. Ja et te olete nagu veel rohkem ühes maailmas ja ainult kahekesi, eriti just selle filmi puhul, et me olimegi ju Kirstiga ainult kahekesi nii-öelda kaadris ja ka selles maailmas, kus Maali ja Gusta tegutsevad, on sel hetkel ainult nemad kahekesi nagu üksteise jaoks või justkui. Minu jaoks film ja teater on hästi erinevad. Mulle meeldivad nad mõlemad erinevate asjade pärast. Filmimaailm ongi see, et see on niisugune vaakum. Selles mõttes, et sinna ei pääse teised inimesed sisse. Ja see on niisugune kokkulepe, et kui kaamera läheb käima, siis mul käib mingi klõks peast läbi, nii et ma nagu
lülitan endast ka selle reaalse elu osa välja. Teatris ma teen seda loomulikult ka, aga teatris on see, see iga õhtu see erinev maailm luuakse, et tänu sellele, et sul on kõik erinevad inimesed saalis, on ju, sa ise oled tol päeval hoopis teistmoodi kui eelmine päev. Et ma ei saaks neid võrrelda. Ja nendel mõlemal on omad võlud, mitte plussid ja miinused, aga võlud ja vähem võlud. Nii et ma ei võrdle. Näitleja üks oluline eesmärk ongi see, et kui ta ei samastu selle tegelasega, siis ta peaks ennast samastama selle tegelasega. Või selles mõttes, et kui sa ei saa maailmast aru nii, nagu saab see tegelane, keda sa peaksid kehastama, siis näitleja teatrikoolis muu hulgas ka õpibki seda, kuidas saada aru sellest tegelasest, sest et kõige olulisem on saada aru tema mõtetest, tema käitumistest, sest et me kõik tegutseme mingi eesmärgi nimel, mis on see selle tegelase eesmärk, mis on tema rõõmud, mis teevad teda kurvaks. Nendest asjadest tuleb aru saada ja need kuidagi endale siis üle transformeerida. Et selles mõttes ikkagi vähemal või suuremal määral mingil hetkel hakkavad kõik tegelased sinuga samastuma. Mul on just see võimalus, et ma olen mänginud meest. Diplomi lavastuses Kuningas Liir mängisin Osvaldit ja pärast seda ma mõtlen alati igat järgmist rolli kehastades, mis on siiamaani olnud naised, et kui ma sain Osvaldiga hakkama, siis selle naisest arusaamisega ei ole probleeme, aga ma hakkasin just praegu mõtlema selle peale, mul vist oli Maaliga väga lihtne samastuda, mingis mõttes me oleme üheealised ja kuidagi need tema talle olulised asjad, ma oskasin just nendega samastuda, mitte võib-olla selle ajastu mõttes, aga just see tema väärtused, kuidas ta ennast tahab kehtestada. Kas filmi on võimalik kuskil veel näha? Saade läheb eetrisse meil 18. nii et peale seda? Peale seda on võimalik seda näha kindlasti mõnel festivalil. Kas siis Eestis ja absoluutselt ka välismaal, et see film rändab kindlasti välismaal, aga ma arvan, et Eestis järgmine võimalus on kevade lõpupoole. Ma arvan, et selle festivali nimi on Eesti mittekommertslike filmide festival, kus me tõenäoliselt saame ka korra linnal käia. Aga palju võimalusi tõesti ei ole, et kes täna õhtul ei tule, see on õnnetu inimene. Aga aitäh teile! Aitäh sulle! Aitäh, et pidasite vastu. Täname siis veel kord tegijaid. Kirke, kui hea sina oled? No ikka päris hea. Meie kooli õpilased korraldavad koostöös Rakvere Karmeli kogudusega heategevusprojekti Ole hea. Mis annab kõigile, kes ei ole veel nii head kui mina, olla võimaluse sama hea kui mina või siis veelgi parem. Eelmine aasta korraldasid 2 meie kooli õpilast oma uurimistöö raames heategevusprojekti Ole hea. See aasta teevad nad seda uuesti. Nüüd olengi siin ühe selle projekti peakorraldajaga, et uurida, mis sel aastal siis täpsemalt toimumas on. Lindelis, räägi, mis see Ole hea üldse on neile, kes sellest võib-olla varem kuulnud ei ole? See on siis heategevusüritus Rakveres, me korraldame seda ainult Rakveres ja see põhineb Tallinnas oleval Serve the City'le ja me teeme selle järgi ja siis see aasta isegi tulevad mõned Serve the City inimesed siia, nii et see on Rakvere Serve the City. Milliste organisatsioonidega te juba läbi rääkinud olete, et kuhu saab minna siis abistama? Neid organisatsioone on see aasta rohkem, et samad organisatsioonid ka, mis eelmine aasta, puuetega inimeste koda, kodutute varjupaik, loomade varjupaik ja siis tasuta kalistuste grupp ja siis see aasta on lisandunud veel toidupank, surna ja puhastus ja akende puhastus. Ja millal registreerimine võimalik on ja kuidas üldse? Registreerimine toimub Facebookis, seal on selline vorm siis, mille peab täitma ja see on avatud alates teisipäevast 15. märtsist. Ja mis pärast saab? Et eelmine aasta oli siis meie kooli aatriumis selline õhtupoole selline, ma ei tea, muljete jagamine, et kuidas see aasta välja näeb? See aasta me korraldame seda koostöös kiriku noorte tiimiga ja siis see toimubki ka seekord kirikus.
kus siis täpsemalt? Karmeli kogudus, Koidula 15. Ja ma ei tea, äkki sul on öelda midagi neile, kes veel mõtlevad, et kas tulla või mitte tulla, et miks kindlasti peaks tulema ja siis selle päeva pühendama kellegi aitamisele? Täiega paljud inimesed kogu aeg mõtlevad, et tahaks midagi teha või kuskil midagi aidata või nagu hästi paljudel on selliseid mõtteid olnud ja siis me annamegi sellise hästi lihtsa võimaluse lihtsalt registreerida ära ja siis ilmuda ühel päeval kohale ja teha seda, mida sulle öeldakse, et sa nagu ise ei pea midagi korraldama, midagi vaeva nägema, kuskile ise minema, midagi, et kõik on nagu kollektiivselt toimub ja kõik on ära korraldatud ja hästi. Kokkuvõtteks siis ütle palun siis see kuupäev, kus saab ennast registreerida ja kõik see oluline info, et see kindlasti kellestki mööda ei läheks. Et kuupäevaks on 1. aprill, algab see juba erinevad organisatsioonid on erinevatel aegadel, nii et saab valida omale sobiva kellaaja, kas või kui tahad terve päeva koolis olla, siis saad olla, kui on võimalik koolist puududa, siis saad juba hommikulust peale minna kuskile organisatsiooni ja siis käid organisatsioonis ära ja õhtul toimub siis selline istumine, söömine, kus on võimalik ka võita võib-olla ka mõningaid auhindu ja näha mõningaid selliseid etteasteid ja kuulda Tallinna Serve the City juhti rääkimas siis sellest üldse, nii et tõotab tulla väga tore ja südamesse minev päev. Aga aitäh ja edu teile! Olge head! Hedi, sina vist ei näinud vanema Karla esietendust, aga pole hullu, sellepärast et me käisime peaproovis kohal ja tegime paar intervjuud ka. Vaatame järgi. Karla vanem grupp teeb hetkel peaproovi Saaremaa miniteatri päevadeks, kuhu nad siis sõidavad, et esitada enda versiooni Tammsaare Tõest ja õigusest. Mitmed neist on juba 7. klassis saadik seal käinud ja see on siis ka nende jaoks viimane kord Saaremaale sõita ja teatrit teha, nii et äärmiselt sümboolne. Kuidas siis Noorikule naabriperemees ka meeldis? Ma pole teda näinudki. Kas ta siis siin ei käinudki? Endise peremehe tulid ikka kohe siia. Jaagul on seal, ma ei mäleta peast, mis lause see on, mida sa esitad küsilausena, aga see tegelikult ei ole küsimus. Ja et missugusel sõnal on rõhk, sest et sellest eesti keeles lause tähendus muutub. Seal, vaata, kui Liisi küsib, et kas sul on külm, siis sa ütled, kas sul on külm, mul on soe. Et seal äkki, et sul oleks põhjust öelda, et mul on soe. Kas sul korraks nooguta või midagi, et tal oleks öelda põhjust? Ja siis ma mõtlesin kas või seda, et vaata seal, kui sa alguses kui sa käed need silmadel paned, siis tegelikult, et sa nagu võtad need ära, aga võib-olla tõesti, et äkki Liisi paned nagu ka, eks ole, et nagu ise nagu võtta, eks ole, et sul on nagu see, et nüüd enam ei ole mõtet nagu pümesikku mängida, eks ole, nagu see siit. Andres ja Pearu, kuidas see lavaline vihavaen, kuidas see teie omavahelisi suhteid päriselt on mõjutanud? Igapäevaselt ikka koolis näeme. Jah, kohe tahaks lõuga anda. Kohe tahaks kiusata üksteist natuke see. Tuleb rolli tuleb ikkagi sisse elada ja nii ka argipäevas elada nii-öelda ikkagi omas rollis sees, et laval oleks kõik. Et ma ütlen tekstis, ma ütlen talle, et ma maksan su sandi kinni, ma iga päev maksan ta kinni. Kogu aeg ta puhvetist midagi, kogu aeg pean talle 50 € senti andma. Ta putru sööma minna pean talle 50 senti andma. Mina mees, mõni mees nüüd. Ostab koha, kus mina 2 peremeest välja löönud. Löön ka sinu. 3 armastab Jumal. Mina jään. Või sina jään? Mina jään koha. Olin enne sind ja jään koha pärast sind. Minu nimi on Pearu Murakas. Mina olen Andres Paares. Kuidas see rolli elamine üldse välja on tulnud? On see olnud keeruline protsess? No tegelikult mul oli üsna raske alguses, sest ma vist polegi kunagi veel pidanud nii rasket rolli üldse täitma. Ning see leidmine, enese leidmine ja nii-öelda ennast selle Andresega siduda nii-öelda. Ja ka mitukümmend aastat vanuse vahet, mille sa pead välja mängima? Seda ka loomulikult ning see on üpris tegelikult keeruline võrk. Mina kui vabakutseline näitleja siis
aga ma arvan, et juba vaikselt hakkab välja tulema ja ise tunnen küll ennast hästi. No mul oli ettekujutus olemas, et ma mõtlesin koekipile, et ma tahan pearut mängida. Ja mul oli ettekujutus täiesti olemas juba, et missugune ta on, et mis ta üldse füüsiline keha, et kuidas see liigub ja mis ta häälene, kõik need mõtteviisid, need olid juba tegelikult mul paigas, kui me alustasime. Ja õnneks väga palju ei ole pidanud muutma, aga on ikkagi olemas niisuguseid stseeni, kus on vaja ikkagi kodus tööd on vaja teha ja on ikkagi vaja keskenduda rohkem, et lahti mõtestada. Kuidas siis nüüd perenaine sealt rukkist kätte saab laps üles? Nii et olete Saaremaaks valmis, jah? Tont seda teab. Igati valmis. Mina küll olen, ma olen juba mõtetega, olen Saaremaal. Aga edu siis teile. Ja nüüd just hetkel praegu toimub aulas 10. teatriklassi etenduse Kuul on parem esietendus, millega nad siis lähevad samuti Saaremaa miniteatri päevadele. Nii et läheme vaatame, mis seal toimub. Ja ongi suvi läinud. Ja kõik on täis imelisi lõhnu. Meil jäärakus on inimeste jäljed, mustrid, mis lindude kekslemisest alles on jäänud. Meie jäärak on suur ja ilus. Siin ringi joosta juba oma ette seiklus. Mina elan vanas õunakastis. See on väga vana ja pool mädanenud, aga see on ikka parem kui mitte midagi. Minu kast lõhnab õunte järele, aga miskipärast näen unes ikkagi kotlette. Aga milleks? See ju aiseb sul nii rõvedalt. Mina küll rihma kaelas ei kannaks. See on sellepärast, et sul pole medaleid. Rihma kantakse sellepärast, et medaleid näidata. Mina küll kadestan teda. Kõik kodused elavad soojas ja teil pole ühtegi muret. Lombakas on praegu kuu peal. Ta näeb meil. Kuu peal on parem. Lombakas meil vedas uuega. Teda kutsuti elama suvilasse. Suvilas pole elu, vaid paradiis koerte jaoks. Koera elu on nagu võilill. Puhub tuul, sen lendavad ühele poole. Puhub tuul teisele poole. Miks ma küll ei sõitnud uuega? Hei! Lombakas, kas kuuled? Ütle kuule, et ma talveks soojendasin oma karpi õlekõrtega. Ütle kuule, et on hiired. Ütle sellele kuule, et ta ütleks neile hiirtele, et
et nad ei viiks õle kõrsi ära, muidu on talvel külm magada. Lambakas, palusan minu lapsukeste eest ja et keegi seoks mulle kaela uue lipsu sellise täppidega. Sellised olid siis tänased teemad. Soovime palju edu vanemagrupi Karlale ja 10. teatriklassile Saaremaal. Ja kõigile teistele ilusat koolivaheaega ja järgmise korrani.